lühisesse aetud aju, meelenõrkus, kodutuks muutumine, rahapuudus, võib lugeda veel palju pahesid, mida tegelikkuses põhjustab seesama äri, tubakatööstus. See äri on maailmas väga edukalt kulgev, sest väga palju on inimesi, kes on selle äriharjumusse kinni jäänud, ütleme otse, nad on jäänud sellest sõltuvusse ja need inimesed ei kontrolli enam oma tegevust, sest tubakatööstus sisendab inimeste programmi, mis hakkab siis kontrollima inimest hetkel, kui inimene näeb suitsu. Inimene võib käia rahulikult mööda tänavat, nagu käib see mass inimesi siin ja kui ta näeb kedagi tegemas suitsu, siis käivitub tal programm ja inimene ei saa enam ilma suitsuta olla. Ta peab hakkama suitsu tõmbama, kui seda pole, teeb suure ringi, läheb kerjama seda ja kui kuskilt ei saa, siis ta jookseb poodi, võib jääda hiljaks, joosta ükskõik kuhu, aga sel hetkel töötab programm suits ja inimene peab seda suitsu saama. See on ka üks põhjus, miks inimesed käivad sellist kohas nagu see farmaatsia, sest suits hapendab väga räigelt keha, ta tekitab lisaks keha ummistusele hulgaliste mürkainetega, koormades maksa veel kehasse väga palju vabu radikaale, mis siis on plussmärgiga kaetud osakesed ja võtavad ära meie rakkudelt eluenergia. Suits on siis üks allikas, mis väsitab inimese olekut ja kui te mäletate või olete proovinud tõmmata suitsu, siis pärast suitsumahvi tekib joovastus. See joovastus on siis tingitud sellest, et aju jääb hapnikupuudusesse ja ajurakud hakkavad kärbuma, nad hukkuvad. See oli siis eestsõna minu suitsetamise teemale, minu saatele ja tahan käsitleda nüüd teemat läbi ühe narkoloogi, narkopsühholoogi Sergei Zaitsevi, kes tegelikult omab 3 patenti ravialal. Tal on patent siis psühhoteraapia alal, tal on patent intuitiivse mõtlemise tugevdamise alal ja tal on patent alkoholi sõltuvuse ravialal. Ta on patenteerinud oma teadmised ja ta tegelikult on üks edukamaid tubakasõltuvusest ja ka alkoholsõltuvusest vabastajad, sest ta on narkopedagoog. Nii et tema on välja töötanud sellise viisi, mis siis aitab inimesel, kes tegelikult ei taha ise vabaneda sõltuvusest, just suitsetamisest, aitab 3-tunnise sekkumisega ehk siis nagu sundloenguga tekitada olukorra, et see inimene, kes tahab edasi suitsu tõmmata, hakkab aru saama, et tegelikult ta ikkagi ei taha. Tal on võimalused, oskused teha sama alkoholsõltuvustega ja muude sõltuvusainete sõltuvuses olevate tegelastega. Nii et ta ravib veel inimesi kaugteel ja ta on inimene, kes on tõesti välja ravinud väga palju suitsetajaid ja alkohoolikuid, ehk siis ütleme otse narkomaane. Nii et tegelikult ta räägib sellest 3 erinevat asja, mida ei käsitle kõik õieti, on see, et tavaliselt pakuvad tubakaravi siis inimesed, kes on ise kas mingid tavaarstid, üldsegi mitte arstid, mingid sotsiaaltöötajad, mingid kirjanikud, kes iganes sportlased, asjaarmastajad nagu mina tegelikult. Ja neil puudub narkopedagoogiline lähenemine. Siis teine asi on see, et kõik lähenevad ainult 40 või vanemealiste suitsetajate probleemidele ja nad ei lahenda üldsegi nagu ei käsitlegi noorte suitsetamist võtlaste probleeme. Seega noored sageli ei võta seda teemat omaks, kuna ta on juba eos välja mõeldud kui
eakatele inimestele ja noored, kelle tervis on veel korras, kes palju väga sageli ei teagi isegi, kus pool süda tuksub. Ja seepärast see teema, mida üldine süstamisvastane kampaania nagu hõlmab, ei suudagi noori üldsegi võngatama panna. Noored lihtsalt ei võngata, neil ei teki mingit seost ja nad ei sellepärast oma sõltuvusest lahti saagi. Ja siis kolmas teema on see, et soovitatakse siis haigele võtta end käsile. See nagu on lähenemine inimesele, kes tegelikult on tegemas midagi, mida ta saab kontrollida, võtta ennast käsile, ära tee seda, aga haigele, kellel on kõrge verirõhk, kellel on astma, kellel on maahaavad, ei saa öelda, võtta ennast käsile, sest inimene võtaks käsile ennast hea meelega, et ta saaks terveks, aga selle loosungi räägijad ei anna võitid, ei anna teadmisi, kuidas tegelikult ennast käsile võttes siis jõuda välja selle haiguse algjuurte juurde ja kuidas tegelikult saaks siis juured kõrvaldada ja haiguse seljatada. Nii et need 3 põhiviga, mida siis üldjuhul tehakse valesti ja mida siis Zaitsev käsitleb ja teemasid kuulutades jõuab inimeste teadvuseni. Ja ta räägibki, et inimestel tegelikult on olemas vaid 10% teadvust, 90% on tegelikult alateadvus ja see 10% teadvust kontrollib sageli siis inimese mõtteid sel määral, et ta lase alateadvusel hakata valitsema ja vastu võtma otsuseid. Sellepärast ta soovitab pärast tema loengute läbilugemist, läbikuulamist, ehk siis ta soovitab pärast minu salvestuse läbivaatamist võtta aega maha, seedida seda 37 päeva, siis jõuab see kõik kohale alateadvusesse, jõuab kohale südamesse ehk hinge ja sealt vastu võetud otsus hakkab alles käivitama seda soovi, seda arusaama, et süstamine on kahjulik ja sellest oleks hea vabaneda. Sergei Zaitsev soovitab siis 3-7 päeva möödudes, kui see kõik on läbi seeditud, omale mõistetavaks tehtud, jätta maha süstamine siis just hommikul, et alustades ühte uut päeva puhtalt lehelt, mitte paberist suus, mitte mürgine lutt suhu pannes, mitte mürgist lutti suhu pannes, vaid puhta kopsuga uut päeva laksed lõhki sisse hingates. Nii et kuulame tema teooriat ja vaatame, kas see teooria toimib, kas ta haagib teid ja mina leian, et see teooria on tegelikult väga huvitav ja ilmselt inimene, kes sisimast tahab lahti saada, kel vähegi on soovi jääda, ütleme, otse ellu, terveks ja lahti saada sellest haigusest, millega tubakasõltuvus, ehk siis mürgise ruti imemise sõltuvus, need saavad siit abi, sellepärast et teema on väga pädev. Ja nüüd vaatame siis, kuidas sellest sõltuvusest, sellest mürgise luti imemise sõltuvusest vabaneda. Ja ma räägin teile siis teooria, mille on välja töötanud üks inimene, kes nimetab ennast psühhiaatriks pedagoogiks, ehk siis pedagoog-psühhiaater. Tema väidab, et siiamaani on kõik narkosõltuvust ravijad, ka suitsusõltuvust ravijad, olnud siis kas tavaarstid, olnud mingid muud tegelased, mingid sotsiaaltöötajad, mingid asjaarmastajad nagu minagi näiteks. Ja lähenemine on olnud siis kuidagimoodi nagu vale, sest ei ole olnud sellist pedagoogilist inimese psüühikat tundvat ja inimesel läheneda oskavad seisukohta, teooriat. Ja ta räägib, et siis järgmine viga, mida on tehtud, siis teine viga on see, et kõik raamatud ja kõik süstimisvastased reklaamid on tegelikult välja antud inimestele, kes on üle 40, ehk siis nendele, kel juba tervis on käest ära läinud. Ja noored, kes siis on alles selle mürgilutti suud õppinud omale, ei saa sellest aru, sellepärast, et see läheb neil üle peade. Nemad peavad ennast terveteks ja nemad loodavad, et suits neid kunagi kahjusta ja kui kahjustab, siis on kunagi väga-väga kaugel mägede taga. Ja seetõttu need üldjuhul need suitsetamise vastased reklaamid ja kõik need kampaaniad
järgmine viga. Kolmas on see, et üldjuhul öeldakse inimestele, võta ennast käsile ja hakka nüüd maha jätma. Kujutage ette inimene, kes on haige, kõrge vererõhk, kellel on astma, kellel on haavad, soolestikus on aud sees, soolestiku koliit või mis iganes, suhkrahaigus. Sellele öelda, et võta ennast käsile, tee ennast terveks, inimene lihtsalt oskab selle peale ahetada. Terveks küll, aga kuidas? Kui talle ei anta võtit, talle ei anta lahendus, siis inimene paraku ennast terveks teha ei suuda. Sergei Zaitsev ise hakkas suitsu tegema varakult juba ülikoolis, nagu ta ülikooli läks, nii ta omale üks paberisse suhu pani. Sest ta väidab, et väga raske on olla suitsetaja, kui sul lühike toas kõik toanaabrid teevad suitsu, kui sul kõik õppejõud teevad suitsu, kui sul tegid suitsu isa, vanaisa, kangelased telekast, raamatukangelased, mutikast teab seda suitsu ja kõik, kes suitsu teevad, on toodud eeskujuks, siis olukorras on suitsutamise vältimine tavainimesele väga raske ja kodusel õppejõud nad vähihaiglasse ehk siis hooldama ühte vähihaiget patsienti ja see patsient oli siis viimases astmes kõrivähiga haiglas. Ta oli 4 inimesele mõeldud alates üksi väini, sellepärast et kõik 3 muud palatikaaslased olid varavalgest hilise ööni väljas pargis jalutamas, kuna nad olid talunud seda haisu, seda lehka, siis lehkas ühest inimesest, kes mädanes elavast peast seest pool. Vähihaige haises nii rõvedalt ja vaatamata sellele, et ta oli maha kärramas, imestas seda mürgist tiipu edasi kuni surmatunnini. Nii et need kõik kursavennad, kes olid seal palatis seda haiget hooldamas, jätsid suitsutamise maha kohe pärast seda, kui nad nägid, milleni viib tegelikult suitsutamine. Ta rääkis, et väga kerge on lugeda igast teavet selle kohta, et suits on kahjulik ja tegelikult noored ei mõtle selle peale, et suits tõesti kahjulik on neile, aga selline eluline kogemus, kus oli näha suitsu otsesed tagajärjed, pani kõik pahvilt mõtlema ja loobuma suitsutamisest. Ta loobus siis suitsutamisest ainult 6 kuuks ja ei saanud pidama, hakkas uuesti tõmbama nagu suur enamus suitsumehi ja lõplikult jättis ta maha siis suitsu ülikooli lõppedes alles siis, kui ta sai tegelikult teada, kuidas suitsutamist maha saab jätta, millised on need viisid, mis siis tõhusalt aitavad loobuda sellest mürgise piibu imemise narkomaaniast. Teist korda jättis Sergei Zaitsev maha suitsutamise siis, kui ta hakkas tööle psühhiaater narkoloogina ja kui ta teadis, et on olemas tõhusaid viise, kuidas suitsu maha jätta. Ilma selleta olid tema suitsust loobutamise katsed väga ebatõhusad. Ta rääkis, et kuni selle hetkeni pärast seda haige kogemust, kui nad pidid kasima seda haiget patsienti. Kui ta uuesti tõmbama hakkas, siis need suitsud, mida ta tõmbas, ei olnud enam nii nautitavad nagu varem enne seda rõvedat lehkava patsiendi nägemist. Aga siiski oli sõltuvus nii suur, et sellest lahti saamiseks oli vaja suuremaid ja palju põhjalikumaid teadmisi. Nizhny Novgorod, siin tuli vagunisse sisse 3 politseinikku, tegelikult naaberkupeest üks narkar, alkojoobus, käis väljas suitsu tegemas, taarus ja sellise lapiku näoga, ehk ära joonud näoga. Inimene kõitis tähelepanu ja tuli sisse vagunisse ja 3 politseinikku tulid järgi, kontrollisid tema dokumente ja tegid talle märkuse. Ma olin väga üllatunud, et
tegin märkuse, et ära mees enam ühtegi lonksu peale võtta, sest kui sa veel jood, siin olid need politseinikud, et kui sa veel mees jood, siis sa Moskvani välja ei jõua, sest siis võetakse rongi pealt maha ja tõesti talle noomitus, et kui ta peaks purjus peaga natuke värvakalt käituma, siis ta võetakse järgmised jaamad maha. Ühesõnaga kord on karm, silmad on peatrongidel ja sellist aega nagu oli vanasti, mäletan, kui liit lagunes, siis oli rongis igast kaadreid, nüüd on rongid turvalised, siin on inimesed kained, siia kaake eriti laamendama ja varastama ei lasta. Nii et Venemaal elu paraneb ja kõik läheb paremaks. Päeval hakkas suitsu tõmbama Sergei Zaitsevi tütar ja Sergei sai aru, et kõik see suur probleem, mis on hõlmanud siis paljusid inimesi, on jõudnud tema koju. Tema tütar hakkas tõmbama suitsu koos sõbrannadega sellepärast, et see oli moodne, ta ei tahtnud maha jääda siis oma sõbrannadest ja hakkas koos nendega sammu pidama. Juhtus niimoodi, et sõbrannad siis said peagi mõne kuu pärast lahti oma harjumusest, aga tema tütar jäi sõltuvusse saanud. Ta püüdis mitu korda maha, aga see ei õnnestunud. Sergeil oli nüüd lahkeli, kas hakata tegutsema, hakata riidlema, noomima tütart, teades, et tegelikult kui ta on sõltuvuses, siis maha jätta väga raske ja ta hakkab lihtsalt varjama suitsetamist, hakkab kasutama rohkem deodorante, lobutama suud, varjama suitsuvaisu, aga maha jätmine riidlemisega suht keeruline. Seepärast hakkas ta välja mõtlema lahendust, mis sünniks siis niimoodi, et tütar ise suitsu maha jätaks, kus ta teadis, et noored inimesed sageli ei mõtle tervisele ja tõmbavad väga kaua senimaani, kuni nad aastate pärast on ära rikkunud oma tervise. Seepärast legis lõpuks lahenduse ja see lahendus hakkas toimima. Nimelt ta kirjutas loo ühe lehe jaoks ja loo pealkiri oli suitsetaja peegelpilt ja palus selle ära trükkida oma tütrel. Oli aeg, kus oli veel trükimasinad ja ta teadis, et ta tütar ei ole eriti vilunud trükkija ja hakkas seda trükkima kaua ja nii juhtuski, et järgnevad 2 nädalat trükkis tüdruk seda lugu ümber ja tema nägu, tema olek, tema käitumine oli juba mõned päevad pärast trükkimise alustamist muutunud, ta oli murelik, mõtlik ja isa polnud oma tütart ennem sellise mõtlikuna veel näinud. Ta rääkis, et ta hiljem oli märganud sama lugu lugedes lehes inimesi, suuri suitsetajaid, sõltlasi, selle mürgise piibu imejaid, kes lugedes lugu olid näost muutumas, olid nihelemas, olid muutunud ärevaks ja ta sai aru, et see lugu tegelikult mõjutas kõiki, kes seda lugu lugesid. Aga tütrega juhtus niimoodi, et ühel päeval, kui ta oli järjekordselt mõtlikult murelik, nagu isale tundus, läks ta isa juurde ja palus abi. Ta ütles, et isa aita, et ta tahab suitsu maha, et ta 2 korda proovinud, aga see ei õnnestunud. Seejärel võttis isa ta käsile, sest soov oli tekkinud tüdrukus endas ja nad läbisid 2,5 tunnist psühholoogilist treeningut ja pärast seda sai tüdruk aru, et ta suitsu enam ei tõmba. Nii et tegelikult on vaja vastu võtta soov, on vaja hakata ületama ennast kas või läbi raskuste, läbi lõhkumiste, läbi suitsukohmaka, aga on vaja teha lihtsalt seda, mida inimene on otsustanud, sest need tagajärjed
ja see teekond, kuhu see välja viib, teadmine kaalub palju rohkem kui see hetkeline soov seda kõike uuesti jätkata. Vaadake salvestust ja vaatamata kõigele, vaadake lõpuni ja jätkake seismist enese koha peal ilma suitsuta, sest otsus suist maha jätta on teie oma, see otsus on ainuõige. See otsus on tegelikult ainus väljapääs elada ilma nende piinadeta, mida ma kohe rääkima hakkan. Ja nüüd räägime peeglist, sellest peeglist, mida tegelikult suitsetaja ise ei näe, sest pilt peeglisse näitab sageli, et suitsetaja on näost muutunud, näost kaomme, hall, et ta on kortsuline, ta ei näe terve välja, kuid sageli elab suitsetaja oravarattas, ta tormab, tal pole aega peeglisse vaadata, et mitte näha tegelikkust. Sageli see arvamus, mida suitsetaja peab endast, ei kattu sellega, mida temast arvavad pealtnägijad. Ja üldjuhul, kui suitsutegija mõtleb, et ta on väga kaua mees, ta on väga kõva tegija, kõrvaltvaatajad näevad suitsumeest nagu elujõuetut, tahtejõuetut ja tegelikult nõrga psüühikaga inimest, kellel on palju elukomplekse, kes harjab oma kompleksid siis suitsu taha ja sellega siis ta püüab tunda ennast palju mehisemana, palju naiselikuna kas keegi ja tegelikult saada jagu siis oma nõrkustest, mis kõrvaltvaatajatele aga just paistab nõrkusena, kuna inimene ei suuda maha jätta suitsetamist. Ja tegelikult suitsuinimestele võiks pakkuda, valige, mis liiki pamperseid nad valivad, et jalga panna omale. Ja kui inimene küsib, et millest pampersid, siis selle kohta saab öelda väga hästi, et inimene, kes ikka veel imeb võtti, ei ole ju suureks saanud. Järelikult võib olla oht, et ta tõmbab selle pärast, et tal ei ole jalad pamperseid. Nii et sellised mõnitused käivad siis suitsumeeste kohta, nende kohta, kes pole suutelised suureks saama ja tahavad eluaeg jääda lasteks ja hakata imema lutikesi, põlevaid lutikesi, suitsevaid ja tervist väga räigelt kahjustavad lutikesi. Selle kohta ongi tegelikult üks õppetund, sest lapsele ei ole soovitav anda lutti. Lapsed kasvavad tegelikult lutita ja seepärast, kui laps on harjunud midagi imema ja tal tekib alateadvusesse sellesse 90% teadvusest teadmine, et lutt on mingi halva olukorra väljapääs, siis inimesesse kinnistub see teadmine, et kui tal tekib elus ebamugav olukord, siis ta hakkab janunema lutti järgi ja selleks lutiks ei hakka nad siis mitte kummist lutt, vaid see lutt siis paberist keeratud torbikusse ja pannakse põlema. Tegelikult on ära tõestatud, et väga suur sõltuvus inimestel tekib lutist just lapsepõlvest. Nendest halbadest olukordadest, kus laps nutma hakkab ja kus tal lutt suur topitakse. Vanemad, kui ta laps nutab, siis teadke, et lutt pole lahendus, vaid lahendus selles, et vaadake, kas lapsed on äkki gaasid kõhtühi, ärge sööge jama, mis käärib, mis paneb piima käärima ja paneb lapse kõhu valutama ja vaadake, äkki tal on üldsegi vaja vahetada pamperseid nagu sellel suurel suitsutegelasel, kes võib-olla ka tegelikult on üksi tegemas häda ja sellepärast, et see ei juhtuks, hakkab imama siis seda mürgist paberisse keeratud tubakast lutti. Meie elu tormab rongina, tormab kuskile ühes suunas. Inimesed on rattas, ei saa maha rongi pealt ja see tegelikult tekitab närvipingeid. Kuid selleks on alati olemas lahendused, ei pea hakkama imema selle paberist mürgist lutti, vaid tegelikult pinged kaovad ära siis, kui inimene läheb üle puhtale toidule. Kui inimene ei joo enam sisse oma alkoholi, madalaid energiaid tekitavaid vedelikke, ei pane kätt mitte suitsupaki peale ega tõmba tikku, vaid tegelikult
tarbib puhast toitu, puhast elavat toitu, mitte liha, mitte mädanevat, kõdunevat, sellist, mis omastub, mis ei kääri ega mädane kõhus. Ja kui inimene saab mürkideta, meie mürgipõllumajandusliku abita saadud toitu, puhast toolest ainult toitu, siis inimesed tegelikult närvipingeid ei teki ja ei pea tormama kaasa eluga, vaid võib iseennast hakata kontrollima, enda energilist taset tõsta, pinged maha võtta ja rongi pealt selle hävingusse tormava rongi pealt maha astuda. Lihtsalt maha astuda. Kui nüüd aus olla, siis minu ja paljude kõrvaltvaatajate mitte peeglis seisja, aga peeglis seisja kõrvalvaatajad tunnistavad, et see inimene, kes peeglist ei näe enda sõbrarikku ja suitsu tõmbab, siis kõrvaltvaatajad ütlevad selle kohta, et inimene, kes suitsu tõmbab, ei ole päris korras. Tema psüühika on sassis, ta on ebakindel, ta on ebaõnnestuja, ta tegelikult on näbarik, kes läbi selle suitsu, läbi selle meistmise tunde või siis arvates, et ta muutub naiselikumaks, on ilmas sisse ülimürgist suitsu, ülimürgist ja see inimene, kes seda teeb, ei saa olla tegelikult teadlik ehk siis arukas. Ja see suits tegelikult on ülimürgine sellepärast, et see koosneb ju raskemetallidest, seal on pliid, kaadmiumi, elahõbedat, seal on strontsiumi, seal on tahma, tõrva, seal on lämmastikku, seal on sinihapet, seal on erinevaid happeid, formaldehüüdi, kõik need ained on väga kahjulikud ja see inimene siis järjekordselt juba miljonite, ütleme tegelikult tosinate miljonite inimeste elust lahkumise hinnaga hakkab siis tõestama seda, et suitsetamine on väga kahjulik ja hävitav ära. Nii et selline endid hävitav elu ei ole midagi muud kui ühe arutu inimese tegevus ja ainus tänu sellele võib olla siis see, et see inimene võib tänada seda tubakafirma magnaati, kes talle selle mürgise lutti meenutava paberossi kokku on keeranud. Siin rongi pealt maha tulles on näha, kui paljud inimesed on suitsusõltuvuses, noored said maha rongi pealt ja võtsid suhu põlema ja hakkasid ennast mürgitama mürgise tahmaga. Seal oli noori naisi, seisid ja imesid piipu, rahuldamatus. Karm elu, aga kurb vaadata. Ja noored murduvad pooleks, väga sageli nagu Eestiski murduvad kaltsiumi puuduses. Suits hapendab keha muideks ja viib välja kaltsiumi. Ja kui laps elab korteris, kus paps tahab suitsu, kus vanematamat suitsu, siis kaltsium haitub ja lapsed söövad krõpse, joovad koolat ja kaltsium hävib nende luudest. Pooleks murdumine jätkub ja jätkub ja jätkub. Sõtlasi on palju ja kurb on vaadata. Väga kurb. Tervist, on varahommik, saabusin rongiga Moskvasse. Kell on 7 läbi, on puhkepäev, Venemaa pidupäev, Venemaa püha. Ainuke koht, mis lahti on McDonald's, mürgidonald's. Ja see lahti siis 6:30. Aga on ilus pinkidega allee. Ma loobun McDonald'sist, mul on põhimõtted, ma ei lähe sinna. Ja ma varem ootan, kuni tehakse lahti mõni muu kohvik, mõni muu toidukoht ja istun seal. Hakkan ootama siis kohtumisi inimestega. Aga McDonald'sisse mina sisse ei lähe. Kas mürgise luti imemine rahustab rohkem kui bensiini nutsutamine, atsetooni nutsutamine või äkki momentliim? Võite ju vaielda, et ei toimi, aga te minge nende omasuguste toksikomaanide sekka, kes selle teevad ja küsige nende käest, kas see rahustab või mitte. Ja kindlasti saate vastuse, et palju parem tegevus on nutsutada kas bensiini, atsetooni või momentliimi ja see rahustab sama palju. Ja küsimus siis sellele mürgise luti imejale, miks tema ei tahaks vahelduseks imeda
midagi muud või äkki nuusutada bensiini ja atsetooni, võtta peske natuke. Igal juhul sama mürgitus, sama tunne on täpselt sellest kõigest nagu tubakasuitsust. Zaitsevi väitel oli kunagi üks Moskvas baleriin, kes siis tõmbas väga moodsaid naiste sigarette, pikki, peenikesi ja ta nägi seda tegevust tehes enda arust väga moodne välja, väga kaasaegne. Hiljem ta läks tööle poodi, hakkas tõmbama tavalise sigareti filtriga ja siis tunnis tema, et ta on vägagi kaasaegne naine. Lõpuks tal hakkas napima vahendeid, ta läks üle Prima peale, imes Primat ja nüüd, olles juba kortsunud alla käinud moorina, tõmbab ta Belomor kanali ja tema nimi on Belomor Kamoor. Nii et sellest kaunist baleriinist, kes hakkas kunagi tõmbama moodsaid naistekaid, imema siis peene turulise lutikesi, see lõpuks Belomori imeja, stõltlane, kes imeb siis paberossi, et saada suuremat mürgitunnet, saada rohkem mürgiannust aiu, ehk siis nagu tema nimetab seda naudingut. Üks härrasmees, kes oskab rääkida teooriat, kuidas ravida oma kehva silmanägemist ja kes peab üle Venemaa alkoholi ja tubakavastaseid kampaaniaid, on öelnud, et suitsetamine on haigus, see on sõltuvus, millesse jäänud inimene kaotab tegelikult aju kohe, kui ta tunnetab suitsulõhna või näeb kedagi seda mürgist lutti imemas. Inimene läheb hommikul tööle, ootab bussi ja näeb bussipeatuses kedagi, kes süütab sigareti. Kohe tekib lühis ajus, kohe kaotab inimene enesekontrolli ja kohe tekib ta suitsuisu. Ta läheb küsima suitsu kellegi käest, ükskõik kelle käest, kui saad, on nõus pöörama ümber, minema kuskile kaugele poodi, et osta oma suits, unustab ära selle, et oma bussi peale minna, jääb parem tööl hiljaks, aga suitsu peab saama, sõltuvus. Ja kui inimesed ei saa suitsu pikka aega, tekib pohmakas, hakkab lõhkumine, hakkavad valutama siit-sealt asjad, hakkavad küüned valutama, juuksed valutama, inimesel hakkab paha olla, see näitab seda, et inimene on sõltuvuses ja inimene on nõus hakkama korjama kas või suitsukonisid, kust iganes, bussipeatuse või pargipingi kõrvalt. Ja see kaup siin kõik läheb vahest kaubaks, siin on veel nende järgi midagi, ma arvan midagi järgi. Seal on midagi järgi, sest inimene lihtsalt saab paar kõssi tõmmata ja on rahul, saab jälle ühe armuse kätte mürki, imeda natuke lutti jälle ja võib bussi peale minna, tööle sõita. See on tegelikkus ja seda peegles seisjad, suitsetajad, lutimejad, mürgisejad, väga kahjulikud lutimejad endale ei tunnista. Moskva buss tegi peatuse ja läks välja 3 tundi oli paus ja 5 suitsunarkomaani jooksis välja. 5 inimest oli 3 tundi kannatanud suitsuta. Väga kurb, et 2 tükki nende hulgas on väga noored inimesed, üks noor parik, noor neiu ja noormees. Ma arvan, et on võib-olla 18 ja 19. Kas suitsunarkomaania on täiesti nii hull haigus, et inimesed ei saa seda mürgist lutti imemata rahudus kätte. Ma saan aru, et Kiirovis tõmbas ühes restoranis üks 2 mammi, kortsus mammi tõmbas suitsu. Ma küsisin ta käest, et sa suitsu tõmbad, ta ütles, et see pakub talle naudingut. Inimene, kes on seksuaalselt rahuldamata, kellel ripuvad voldid igal pool ja sangad külje peal, keda mehed lihtsalt ei taha. Ma saan aru, et on rahuldamata, aga noored inimesed, kes baaris, mis on nende ajend, et nad peavad suitsu tõmbama. See tegelikult ju vähendab potentsi. See oli naine üks. Kolmas, aga 2 noort oli ka veel. Kas
noored siis ei saa rahuldust. Nagu ma Ungaris juba rääkisin, ei hakka mitte ükski inimene, kes on saanud väga võimsa seksuaalse rahulduse minema enam suitsu tegema. Seda mõtet, milleks? Kas mitte teie ei näe ennast püüdmas nõelaga veresoonas ja magamas kuu all välja enda peatäit oma kuuselambi sees või voksuvõrguses? Ja see on ju alkoholismi üks tunnus, narkomaania. See on lihtsalt selle esimene vorm. Ja paljud jäävad sinna pidama. Aga üldjuhul minnakse just sealt edasi teisele vormile, alkoholismile. Hakatakse jooma. Sealt läheb edasi kolmas aste. Amfetamiini ja muude lolluste tarbimine. Ja lõpuks ka neljas süstimine, heroini süstimine. Miks see kõik on narkomaania, lihtsalt süstitumine on nikotinism. Iga peale tekitab see sõltuvust ja see ei ole mitte hoolimatus ega mingi muu asi, see on oma aju hävitamine. Suitsetajad on nõrgad peast, sest tubakatahm ummistab ära aju ja inimene lihtsalt pikka mööda muutub nõrgamõistlikuks. Muidugi peeglist nemad ise seda ei näe, nemad näevad ennast peeglist kõvade suitsu machadena, aga inimesed kõrvalt näevad hoopis teist pilti, näevad häbariku, kes ei saa jagu oma sõltuvusest. Muidugi võib ju tõmmata filtriga sigaret, aga milleks allakäik ju läheb aina suuremaks ja lõpuks inimesed tõmbavad liiga palju või lähevad üle ikkagi priima peale murli peale, kangema peale. Saaks ikka ühe kõssiga kohe oma aju tahma täis tõmmata. Kuist tuli tankima. Enne bensukat teatas juht, et kes tahab minna välja, palun lahkuge ennem bensukas enam maha ei saa minna. Lasi inimesed enne bensukasse keeramist välja ja kaks meest, kes minu taga istuvad, kaks Läti meest, läksid bussi eest üle tee ja enne vaatasid, piirusid bussist taha, aga autot ei tule. Autot ei olnud, aga läksid üle tee. Siis läks välja kaks noort. See noor paarike. Noormees ja neiu. Läksid üle tee ja ei vaadanud. Ei piirunud bussi tagant välja, kas tuleb auto. Ennem läks just rekka kimas mööda. Neil vedas, et autot ei tulnud. Aga see näitab, et aju on umbes. Inimesed lähevad bussi eest üle tee ja ei vaatagi, kas äkki bussi tagant tuleb auto, sest buss sõidis tee ääres. Auto tuleb just bussi tagant poolt, eest ära näha pole, peab piiluma. See on üks näide sellest, kuidas tubakas ummistab taju ja teeb inimesest zombilaadse hullikese, kes tegelikult ei taju enam, mida ta tegemas on. Nõukaja lõpus oli suur defitsiit kõikide asjade peale, välja arvatud tubakas. Tubakat oli saada kogu aeg, suitsud oli müügil, kuigi ka alkoholi polnud. Ja see näitab seda, et kui hoolsalt hoolitseti siis nende ees, kes suitsu teevad. Tegelikult on nikotiin nii mürgine, et isegi kaanid, kes pandi suitsetajate verd puhastama, kukkusid maha küljest ja surid ära. Kaanid, kes on elanud üle inimeste eluea. Nad on olnud maa peal palju ennem kui inimesed. Nad on nii elujõulised ja hukkuvad nikotiinist. Tegelikult tõrjuti nikotiiniga ju vanasti rutikaid, kirpe ja muid putukaid. Mahorga on mürk. Muidugi ta tapab, aga mitte kohe. Seega inimene on saanud suure pettuse ohvriks ja mõtleb, et see tapmine ei puuduta teda kohe praegu. Ta hävitab pikka mööda ja nähtamatult.
ta omistab kopse ja muidugi suitsumeestel on kopsudes kuni 1 kilogramm tubakatõrva. 1 kilogramm. Ja enamus astmaatikuid ja astmapõdejaid on saanud selle suitsust. Muidugi võib ju eluaeg köhida, läkastada, rõgastada välja mingit mädanevat tahma. Aga milleks 1 kilogramm liigset kaalu on ju tegelikult nii mõnelegi näost kaameks tõmmanud kahvatule suitsumehele veel hästi vajalik kehakaal, et mitte liiga peenele näida. Nii et tõmmake, sest kohe tegelikult ju ära ei sure, küll aga pärast. Buss keeras tagasi ja on aeg peale võtta, siis suitsnarkomanid. Ja siin on need noored. Kurb on, jah. Noored ei hooli enda tervisest. Сейчас в аптечках таких ничего нету. Даже велики сидят. Ничего нету. Там только если перелом, перетянуть и все. Есть там ничего такого. Jah, muidugi juba tervis kehva juba küsivad juhi käest bussiapteegist rohtusid. Mis tervisest ja see suitsu olemas on? Kui suitsu pakad taskus, siis tervis pole tähtsas. See on täiesti teisejärguline. Kõik pessimistid on selle peale juba ammu maha jätnud suitsu imemise, aga optimistid näevad kõike seal. Aga optimistid näevad kõige sealt. Nemad tõmbavad edasi ja loodavad, et kõik läheb hästi. Nad ei pane tähele, et nende näos on toimunud muutused, et nende nina on muutunud künklikuks, et näoveresooned on tulnud välja, nägu on muutunud kaameks, on läinud kortsu. Muidugi see kõik on ju tühi asi sellega võrreldes, et saab imeda seda mürgist piipu, rutti ja saab kätte suure kaifi. Muidugi kõik koed hakkavad kannatama, eriti näonahk, arterioolid ja kapillaarid ahenevad ja sellepärast hakkab nahk vananema, inimene muutub palju olemas, kui ta on. Muidugi peeglisse vaadates mehi ei heiduta, mehed ei huvita üldse, kui nad välja näevad, olgu nad kortsuse ja kõnkliku ninaga ehk punaninaga ehk parmuninaga. Aga naistel muidugi on praegu olemas ju väga head puudrid, on võimalik kõik see kinni mätsida, kotid silmadel puudriga kinni katta ja suure profikihi all lähe välja siis ikkagi selline särav ja võlu. Aga muidugi puudrid maksavad, mis siis, aga raha ikka leiab. Saab ikka puudrit alati osta, kosmeetika on tegelikult ju väärt seda, et seda osta. Sageli võib poeg jääda ilma mingist spordivarustusest ja äkki tütar ei saa omale uut kleiti või uut käekotti, aga ikkagi ema, isa peavad selle laksu sellest mürgisest piipust kätte saama. Ja ega neil omal ka muuks raha jätku, aga kes siis selle pärast, suhteliselt lobu. Seest ta ahendab veresooni ja selle mürgise piibu imetel peagi külm hakkab. Neil hakkavad suvel külmetama käed, jalad, siis veri ei käinu ringi, lõpuks viib see tõsisemate veresoonkonna haigusteni, gangreenini, võib jääda ilma jalast, aga no mis sellest, ega see siis selle kaifi ei hakka takistama. See juhtub kunagi kauges tulevikus, ega siis homme juhtub. Seepärast või täna veel julgelt tõmmata edasi, sest homne päev on hooletu. Ja pealegi praegu on müügil nii head proteesid, maksab midagi ka palju, aga no, kui raha jätku, siis saab võtta kargu ka ja komberdada läbi elu karguga kuni lõpuni, aga sellepärast siis ei maksa suitsust loobuda, sest kaif on ju tähtsam. See on Eesti piiripunkt. Ma rääkisin noortega, nende 2 noorega, kes suitsu tegid ja
küsisin nende käest, et mille pärast peab üks noor inimene ennast hävitavalt siis tossuma ja see noor neiu ütles, et ta närveeris, piiri ületas ja ta oli muidugi seal passikontrollis, oli päris pikalt, 3 inimest läks kõrvalt mööda, tema seisis ikka seal ühes Venemaa passikontrolli punktis, noh, tal oli midagi ilmselt, aga jah, närveerimise pärast ei maksa suitsu teha. Ma rääkisin talle sellest ohust, üldse nendest ohtudest, mida sellest suitsu tõmbamine tekitab ja noored said aru tegelikult, ja lubasid, et hakkavad vähem tõmbama. Andsin neile teavet tervise kohta ja tegelikult mul on hea meel, et nad olid väga mõistlikud, nad tegelikkuses mõistsid, et suitsutamine ei ole hea tegu. Ma loodan, et nad saavad sellest üle ja hakkavad ennast hoidma. Jah, muidugi suitsu imemine tekitab kiiremat vananemist, tekitab kordse juuste välja langemist. Mina muide tegin ka aasta aega suitsu. Keskkoolis 10. klass hakkasin suitsetama oma klassivenna moore suitsude järgi. Pakuti salamit, mentooliga mooret ja teisi moodsaid suitse. Hakkasin tõmbama ja sain aasta pärast aru, et ma teen lollust, seepärast jätsin maha. Praegu on müügil ju parukad, mis ei eristagi seda, kas inimene on kiljakas või on tal parukjuuksed. Praegu on olemas kosmeetikud, kes teevad väga häid protseduure, panevad botoxit, tõmbavad kortse kõrva taha. Nii et tegelikult on kõik võimalik, muidugi see kõik maksab raha. Aga jah, see ei ole ainuke asi, sest tegelikult suitsu tõmbamine kahjustab tervist, omistab veresooni, tekitab ainevahetushäireid ja väga palju muud kahjulikku. Ja tegelikult kõik need haigused, ega ükski kunksmoor ei olegi ju kunagi terve. See, et inimestel on luude hõrenemine, et selgroog sooldub, seda, et küür tuleb selga, see on loomulik, sest kunksmoorid ongi ju tegelikult ju küürudega, kus te olete näinud kunksmoori, kel käib küürupura? Ei olegi eriti, enne. Järelikult ongi suitsetaja määratud olema kängu jääma ja hakkame käima siis raamiga. Tegelikult see pole veel kõik. See, et ainevahetus aeglustub, vereringe aeglustub, sooned ummistuvad, tekib südames seemnetõbi, tekib kõrge vererõhk, tekivad artriidid, osteopondroosid ja pankratiidid. Et need haigused on väga suured ja kirjud, aga no mis sellest, aga põhiline see, et tekivad veel ka hemoroidid. No mis nendest hemoroididest, ega neid ei paista välja, need on püksude ees. Et las see pärak ripub välja sealt, peaasi, et suitsu saab teha, sest optimistid ju näevad ju kõigest head, sest ega neid see tegelikult ei puuduta. See ju kuskil kauges tulevikus ja pealegi see võib juhtuda mitte igaühega, vaid mõnega nendest, võib-olla kunagi ka nendega, aga eks nagunii elu on kahjulik ja nagunii kõik surevad ära. Seega tuleb elu nautida, suitsuga tuleb kahjuks kätte saada ja seepärast ei ole mõtet üldse tähelepanu pöörata mitte millegile kaasajal. Optimism on niivõrd suur. Tegelikult ju, kui raha läheb selle peale, kosmeetiliste protseduuride peale, et on vaja teha omale siis botox-operatsioonid, on vaja siis teha omale iluravi, mis tegelikult tekitab monstrum inimesi, siis saab ju suitsu pealt natuke kokku hoida, saab hakata keerama paberosse, saab ise rullida neid ja kui siis raha ikka jätku, siis võib ju tubaka maha panna ja lausa kasvatada ise tubakat, teha oma tubakatööstust, aga suitsutamise maha jätmine, no see on liiga keeruline, see on liiga suuri pingutusi nõudev, lihtsam on minna seda teed, mida käiakse ja eks siis paistab, mis suits teeb, aga noh, ega optimiste see kunagi ei häiri, sest nemad ju teavad, et nendega ei juhtu mitte midagi. Ja pealegi praegu on ju invaliididele, santidele, põduratele igal pool soodustused, igale poole saab käruga ligi, saab põdura abiraha, põdurussente ja muidugi bussides rallis on igal pool põduratele on omad kohad, kus saab istuda rahulikult, seega on eelised ju missugused on ju, aga
muidugi kui on hemoroidid, siis istuda eriti ei saa, aga see suitsumehi optimiste ei heiduta, sest nemad ju teavad, et nendega ei juhtu mitte midagi. Ja juhtubki siis vähemalt see raha, mis nad saavad, põdurusraha selle mürgise luti imemise eest on ju tegelikult ka asja ette. Aga mürgise luti imejaid see tegelikult ei üldse heiduta, sellepärast et kõik on ju kinni makstav. Ja vähemalt kui saab sentegi natuke, siis sellest saab ju suitsu selle mürgist lutti edasi osta. Ja ega paljud jätagi suitsu maha enne, kui on oma ilmakärus ja ka seal jätkavad nad veel selle mürgise luti imemist. Nii kaua, kuni veel jaksu on. Seega on suitsetaja peeglis seistes tundmas ennast machona, kangelasena, kuid peegelpilt valetab, sest inimesed, kes näevad talle kõrvalt, näevad talle kui sõltlast, kui inimest, kes on langenud selle suitsu ohvriks, imemislutikese ohvriks, sest tegelikult on ju igal pool televisioonis, raadios, ajakirjades suured kangelased, poliitikud, näitlejad puhumas suitsu otse eetrisse, otse fotokaameratesse ja jäänud pildi peale koos oma paberosside ja suitsupilvedega. Seega kõik, kes neid jäljendavad, arvavad, et nemad on kangelased, et nemad ongi need suured tegijad. Tegelikult hakatakse seda mürgist lutti imema ju ühel põhjusel, aga see jätkub pärast hoopis teistel põhjustel sõltuvusest. Sellepärast, et ka suitsupaki peal on suured ilusad pildid, mis meelitavad suitsu tegema. Ja kuskil taga nurga peal on väike kiri, et ettevaatus, suits on ohtlik, kahjustab tervist. Ega see tegelikult ju ei heiduta kedagi, sellepärast, et suits on ju mõnus ja ega see suitsuoptimiste üldsegi ei häiri, et ka see hoiatus räägib otseselt sellest, et see on ohtlik. Siiski on see TV, massiajakirjandus, kogu see ajupesu niivõrd võimas, et inimene, kes suitsu teeb, on muudetud londoks, ta on täielik tohman, kes on ära petetud ühiskonna poolt, mis tegelikult ju ongi loodus selleks, et vähendada elanike arvu. Liiga palju on meid ja seepärast on vaja leida neid, kes ennast ise hävitavad, et ei peaks korraldama sõdasid, ei peaks pommitama ja muidugi nõrgemad saavadki varem hukka ja need on kõik narkomaanid, nikotiinikud, alkohoolikud, toksikomaanid. Poola teadlased tegi katse rottidega ja panid rotid ujuma vette ja selgus, et need rotid, kes on saanud ennem nikotiini annuse, suutsid vees ujuda vaid 183 sekundit ja need, kes ei saanud, need ujusid üle 535 sekundi. Et tegelikult see näitab, et nikotiin, ehk siis selle mürgise luti imenud inimene on 3 korda väiksema vastupidavusega, ehk siis elujõuetu. Tegelikult, kui küsida inimeste käest, miks nad suitsu teevad, siis enamus vastab, et suits rahustab, suits pakub neile rahuldust ja maandab närvipinget. Ja sellepärast ongi paljudel suitsu nagu doping, mis siis aitab neil mõtteid paika panna, tekitada neil loovust ja ilma suitsuta ei hakka neil mõtte liikuma kuidagimoodi, ei saa ennast käima ja pärast suitsu puffimist, kui aju on siis hapniku näljas, kui veresoored on ahenenud ja mürki täis, siis tekivad neil mõtted, ehk siis täiesti loogika vastaselt hakkab nende aju siis toimima. Muidugi on ka neid, kelle jaoks on suitsud lihtsalt nagu mänguasjad, nad mängivad siis suitsude ja tikkudega, algomihklitega ja neil on erinevad algomihklid, neil on omad moodused, omad kombed, kuidas nad süütavad suitse, kuidas nad tikke käsitlevad, kuidas nad puhuvad oma suitsumullikesi välja. See on nende jaoks nagu mäng, mida nad mängivad siis ennast hävitades. Suitsu puffimine on paljude jaoks niisiis nende eneseväljendusviis, nende oma kuvandi loomine. Nad on macho kuvandi loojad läbi suitsupilve imemise ja proovige kiiresti öelda sõna trichotillofia. See on haigus, kus siis inimene kisub peast välja juukseid selleks, et ennast rahustada. Teeb seda eneserahustuseks. Nagu mõned närivad küüsi. Muidugi on ka neid, kes räägivad, et suitsude ees on neil kindlam tunne, kuna muidu pole käsi kuhugi panna, siis vähemalt on näppudel tegevust. Sama teevad looma ja zahvid, kes masturbeerivad, sest neil pole ka käsi kuhugi panna. Ja samas see pakub ka naudingut, nagu ka selle mürgise luti puffimine. Tegelikult on suitsu puffimine üks viis masochismist,
kus inimene vabatahtlikult tegeleb enesepiinamisega, enesehävitamisega ja kusjuures tunneb sellest veel naudingut. Muidugi see pole ainuke viis, sest tegelikult on seal veel ka kasavarana olemas sadism, sest inimene, kes tõmbab suitsu teiste juuresolekul, eriti oma laste, mürgitades neid ja tekitades neile haigusi ja kahjustusi, tegeleb tegelikult sadismiga vaikselt ja nähtamatult. On neid, kes kinnitavad, et suitsu imemine on nagu falluse imemine. Inimesed on jäänud lihtsalt kinni falluse külge, on hakanud imema seda emmi ja et seda ei peaks avalikult imema, siis nad imevad suitsu. Tegelikult on see üks imemisvajadus, imeda midagi ja kui muud ei ole võtta, siis kõlbab ka paberis. Tegelikult on see psüühiline häire ja kui muidu igasugused kõrvalekalded ühiskonnast, enesetapjad pannakse kliinikumi sundravile, Paldiski maantele, kus siis allutatakse psühhotroonsete ainete mõjule, siis need narkomaanid, toksikomaanid, suitsumehed, fallusimejad, kes imevad selle mürgist lutti, ei ole siis nagu selle koha pealt vaadetavad nagu hälvikud, see ei ole kõrvalekalle, see on nagu loomulikkus ja sellepärast nendega ei ole mõtet isegi tegeledagi. Küsiti siis vene noorte tüdrukute käest, kas suitsu tõmbamine on hea või halb ja 60% neist vastas, et see on popp, et see on moodne, see tekitab nendes enesekindlust ja paneb nad meeldima meestele ja sellepärast nad tõmbavad, et tunnevad selles siis mingit väga suurt tungi silma paista, kuid tegelikult on elu hoopis midagi muud, sest noormehed, kes eelistavad saada terveid järglasi, selliseid geene hävitavaid kaunitere kaua ei vaata, nad kasutavad neid, aga kui on aeg soetada perekonda, siis kõik mõistusega terved mehed vaatavad teisi naisi. Muidugi madala sagedusega alkohoolikad parmotid, allakäid mehed, tegelikult kõlbavad ka naised, kes suitsu teevad, ehk samasugused. Tegelikult on suitsu tõmbamine sama mõttetu tegevus nagu nina nokkiminegi, sest mingit muud mõistlikku nime sellele anda kahjuks ei ole võimalik. Muidugi, kuidas saab siis mitte imeda seda mürgist lutti, kui igal pool lauludes, luules, filmides on suur eeskuju, kõik kangelased laulavad, huulatavad ja näitlevad suitsud käes, suitsu teemadel. Nii et tegelikult on see ju üks kultuuri osa. Muidugi ainult, et sageli need kangelased ei püsi eriti kaua kangelastena, sest suits hakkab neid kuidagi moodi moondama, teeb nad kuivikuteks või siis moondab ära nende kehavormid selliseks, et nad ei ole enam mehelikud või ei ole enam naiselikud. Ehk siis ei ole enam loomulikud ega külge tõmbavad. Seega, kas suits ikka on see kultuuri osa, mida me tegelikult peaksime kultuuriks pidama? Muidugi paljud väidavad, et suits aitab meil kaalu langetada ja suits sellepärast ongi tervislik. Ega sportima kaal langeb ise, kuid kas on mõtet siis sellise endid hävitava tegevusega kaalu langetada ja kõigest 2–4 kilogrammi, kui on palju tõusemaid meetmeid, nagu tehakse vanglas. Vanglas näiteks vangid lasevad tuberkuloosihaigetel sülitada välja tuberkuloosikepikesi täis sülge ja neelavad selle alla, et siis jääda ka tuberkuloosi, et saada siis soodsamale režiimile haiglasse ja kaotavad sellega siis 20 kilogrammi, see on palju tõhusam. Endid hävitav viis, aga ikkagi kaalu langeb rohkem. Jah, tegelikult need, kes on suitsust loobunud, on kaalus juurde võtnud, kuid selle kohta öeldakse, et see ei ole pidev, see kaalu juurde võtmine on vähe märgatav, mõned kilod, mitte rohkem kui ennem oli ja see juurde võtmine kestab sellepärast, et keha lõpuks ärkab ellu ja see kestab 1-2 kuud. Tegelikult on kõik need, kes siis suitsu teevad ja peavad paaste ja teevad trenni, ei saagi tegelikult oma kaalu olla, sellepärast et keha on täis mürke ja mürkidega toimub mürgid pannakse kõik tallele, naha alla, tekib seluliit, tekib raskude, sellepärast et mürke lihtsalt ei ole mujale panna, kuna maks
välja viia ja kuna mürgid kõik pannakse tallele naha alla raskuoesse, siis raskude trenni tehes paastudes ära kaduda ei saagi. Paastuda kaotada saab inimene, kes on siis terve, puhas. Nii et tegelikult ei ole see asi üldse nii, nagu igal pool väidetakse. Ja üks asi on kindel, et kõik mürgise lutimejad on tegelikult võlgu ühe külaskäigu seksoloogi juurde, sest eriti suuri seksiiglasi, suuri sekskurusid nende seas ei ole. See tekitab ainevahetshäireid, tekib süsivesikut ja valkude omastumise häire, tekib hormonaalhäire, ehk siis need hormonaalhäired takistavad naistel olla naiselikud ja meestel mehelikud. Mehed kaotavad oma väge, kaotavad potentsi. Naised hakkavad mehistuma, nende hääl läheb mehiseks ja muutuvad rohkem karasemaks kui peab. Aga muidugi praegu saab teha ju depilatsioon saab ju ennast kogu aeg raseerida. See pole üldse probleem. Aga oliks juhus, kus üks naine helistas telefonil ja küsis aega günekoloogi juurde ja pani aegirja, kui ta kohale läks, siis ukse vahelt küsis gynekoloog, et kas meestel on see asja günekoloogi juurde, aga tema muideks oli naine. Ta oli ära mehistunud naine, tema hormonaalsüsteem oli täielikult sassi keeratud. Kuid pole hullu, kui mees on naisestunud või naine on mehistunud, siis on õige aeg muuta oma sugu või muuta oma sugulist käitumist. Meestest võib saada transvestiit, ka naistest võib saada transvestiit, võib minna oma sugu muutma, ehk siis praegu on moodne soovahetusoperatsioon, ehk siis kogu see sodoomia, kogu see väärastumine on kaasas käib sellega, et inimestel on hormonaalsed süsteemid sassi läinud. Tegelikult on suitsetamine väga radioaktiivne tegevus, mitte keegi tahaks minna Tšernobõlisse, aga suitsu imeda palun väga. Tuli välja, et nikotiin ei ole mitte kõige kahjulikum aine tubakas, vaid seal on olemas radioaktiivne polloonium 210, mis tegelikult on siis palju ohtlikum kui üldsegi nikotiin. Ja inimene, kes imeb ära siis 20 mürgist radioaktiivset tutti päevas, saab omale doosi kiiritust, mis võrdub siis 200–300 röntgeniga. 200–300 röntgenit päevas on väga suur kogus ja need töötajad, kes töötavad siis röntgenikabinetides, nemad kaitsevad ennast pliisseinte, pliispõlgade taha, aga suitsutohman, kes imeb seda mürgist radioaktiivset piipu, on kaitsetu ja muudkui hävitab ennast. Ja seal tegelikult on olemas veel väga palju radioaktiivset seesiumi ja vismutit ja muid strontsiumi ja muid radioaktiivseid aineid, aga see ei heiduta üldsegi suitsumehest, sest tema on kõverasse peeglisse vaadates kõva mees, tema on tegija, tema on tõeline sekskuru, kui ainult kõvera peegli ees, sest kõrvalt paistab kõik hoopis teisiti. Ja suits muideks viib välja väga palju B6 ja B12 vitamiini. B-vitamiin on üks oluline osa ajutoidust ja kui ei ole ajus B-vitamiini, siis tekib masendus, ärevus, paanikahood, tekib depressioon. Inimene läheb arsti juurde, saab Xanaxit. Nii et suits võrdub nõuaeg Xanaxi järgi. Tegelikult suits tekitab ajus aidsi ehk siis aju puudulikkuse ja immuunpuudulikkuse ehk siis kogu see immuunpuudulikkuse pettus, see aids, mida tegelikult pole olemas, ühtegi viirust pole nähtud, on sellise mürgise elu tagajärg, kus immuunsus lihtsalt annab alla ja tekib viirusest olemata aids, mille nähakse ainult antikehade järgi. Kuid ükski teadlane mitte kunagi pole näinud seda aidsi viirust. Nii et kõik on võimalik hävitada ära oma immuunsus selliste tollistega nagu radioaktiivse piibu imemine, alkohol, narkomaania ja kõik muu. Jõudu teile, kõvera peeglis seisjad, machod. Aga jutt läheb edasi. 10% neid, kes imevad seda mürgist lutti, on viljatud. Need paarid ei saa lapsi. Ja paljud naised, kes tegelikult lapsi saavad, need saavad surnud lapse. Et vikatimees peidab ennast subakasuitsus ja varitseb kogu aeg kedagi, kes suitsu tõmbab.
suitsetajad tegelikult on haisemas pidevalt tuharduse järgi. See hais on väga rõve ja siin ei aita ei Tirol ega Jenki ega deodorant, sest poorid ajavad välja seda räiget suitsuhaisu ja seda ei võta kinni mitte miski. Ja minu jaoks on väga rõve inimene suitsetav naine. Immuunsus ei pea kaua vastu ja niimoodi pikkamööda jääb mürgise piibu, ime ja vähki. Mehi muidugi ei ohusta ei rinnavähk ega emakavähk, aga kopsuvähk ja kõrivähk on meestel põhivähid. Naisi muidugi ohustab nii rinnavähk kui emakavavähk, aga jämesoolevähk ja ajuvähk võtab mõlemaid. Ja tegelikult hambavalu ei ole võrreldagi sellega, mida tunneb üks hinge heitma hakkav mürgise luti imeja, sest need valud, millesse surevad vähki jäänud suitsukangelased, on hoopis teised. Arstid räägivad nendest ja nad räägivad seda väga vaikalt. Tegelikult ei ole suits põhjustamas mitte ainult vähki, vaid suits rikub ka DNA-d. Ta rikub kromosoomide terviklikkust ja niimoodi sünnivad sageli hundikurguga, jänesemokaga ja seespidiste kahjustatud elunditega lapsed. Väga tihti ilmnevad psüühilised häired alles siis, kui inimene on juba suuremaks sirgunud ja tegelikult tubakas avaldab enda mõju pikkamööda ja laps, kes sünnib siis suitsu pahvinud paaril või emal või isal, ei saa olla terve, sest kahjustused on tekkinud. Ja tegelikult on kindlaks tehtud, et suits hävitab palju rohkem inimesi, kui oleks hävitanud üks toimunud tuumasõda. Üks Nobeli preemia laureaat Niels Bohr on öelnud, et aruka inimese loomine on ebaõnnestunud. Ja Carl Linné on öelnud, inimene on nagu loom, ainult kahejalgne, sulgedeta, mitte eriti arukas ja suitsupahv. Nagu räägitakse, need, kellel on taskus paks suitsu, nendel on peas midagi puudu. Suitsuimejad arvavad, et nad on tegijad peeglis seistes, pahvivad nad suitsu ja näevad ennast kangelastena. Kuid see on kõver peegel. Teised, kes näevad suitsuimejaid kõrvalt, ei näe neist mitte kangelasi, vaid näevad vaeseid inimesi, kelle kesknärvi elundkond on sassis ja kes ei saa jagu isegi oma harjumusest, selle mürgise piibu imemise harjumusest. Tegelikult suits on see, mis pärsib inimese tegevusvõimet, kuid selle mürgise luti imejad arvavad, et suits kirgastab, ergastab, annab neile vaimu ja avab nende mõtlemismaailma, kuid küsimus võrreldes millega. Muidugi, kui inimesel on suitsupohmakas, tema aju, tema veri, tema rakud, kes on aetud sõltuvusse mürgisest lutist, nõuavad uut mürgiannust, siis inimene ei suuda keskenduda, tal kukuvad käest esemed, ta komistab, ta on hajevil ja ei suuda tegutseda täie mõistlikuna. Ja nii kui inimene saab omale kätte annuse mürgist lutti, nii inimesel mõte kohe keskendub, tal aju rahuneb, rakud on saanud kätte uue portsu mürki ja vajadus väheneb, inimene suudab taas keskenduda, kuid kas see on siis tõesti hea mõtlemisvõime? Inimene, kes tegelikult selle mürgist lutti ei ime, see inimene on tegus kogu aeg, tema mõtted ei kao hajevile, kui tal midagi saamata on, just me peame silmas midagi sellist mürgist ja vastikut. Selle mürgiluti imeja seistes peegli ees näeb kõverast peeglist ennast kangelasena, kuid see kõik on meelepettus. Sest tegelikult on ta nõrk isik, kes ei suuda jagu saada isegi oma harjumustest, mis talle hävitavad. Tehti uuring välismaal, kus 100 ettevõtte juhi käest küsiti, keda nad helistavad omale tööliseks ja 97% nendest vastas, et igal juhul inimest, kes ei tõmba suitsu.
sest tema tööviljakus on palju suurem. Tal ei ole suitsupause ja seda isegi nähakse kuni poole või enama suuruse suhtena nendesse, kes tegelikult suitsu teevad. Nii et kõverpeegel suitsupahvi ja kangalaseis on väga kõver ja meelepettus on väga suur. Kahju, et inimesed näevad endid suures meelepettuses, valet peegelpilte näitavad peegli ees. Kui elu on loojangus, siis sageli tundub, et elu käib edasi, aga kui päev on õhtul ja päike loojub, siis tegelikult näitab see seda, et midagi on otsa saamas, midagi on lõppemas. Suitsuimeja on tegelikult loojuv inimene, tema mõttemaailm, tema eluvägi ja kõik raugeb ja see tegelikult loob suitsupahvijale endasele meelepette, et tal tegelikult kõik läheb paremaks ainult pärast seda, kui ta saab järgmise annuse sõltuvuses olevana mürki. Ainult pärast seda, kui ta saab suures sõltuvuses järgmise annuse mürki. Imeda mürgist lutti uue portsu. Kuhu viib iga suitsupahvija teekond? Selge on see, et see ei vii nii ilusesse loodusesse, nagu siin näha on, vaid see viib hävingusse. Tegelikult on ära tõestatud, et suitsupahvijad haigestuvad 3 korda sagedamini. Nende mõttemaailm on palju ähmasem. Neil esineb palju rohkem skleroosi ehk siis ajuveresoonte ummistust. Mõte ei tööta, mälu on kehv, midagi ei jää meelde. Ja tegelikult on nad topelt hävitajad, kuna viibimine suitsupahviga ühes ruumis vähendab 1/3 võrra ka nende inimeste tervist, kes seda suitsupahvijat taluma peavad. Tegelikult on töökeskkonnas ühe suitsupahvija olek ohtlik kogu sellele meeskonnale ehk siis võõrkeeli kollektiivile, sest üks suitsetaja suudab mõjutada siis oma kahjuliku harjumusega kogu ruumi keskkonda. Kuidas näeb välja mürgise luti imemine aga erinevates usundites, see on teada, sest väga paljud usundid peavad seda mitte millestki muuks kui satanismiks. Suits, tumedos, saatan, sobivad kokku väga hästi. Indias oli kord üks film, kus üks sikk, siis selle suure turbaniga sikki usku inimene tõmbas suitsu ja seal kinos puhkes märul. Need sikid, kes seal istusid ja vaatasid, pidasid seda nende usu rüvetamiseks ja lõhkusid ära ekraani, tõmbasid selle alla. Igal juhul suits ehk tubakas ehk selle mürgise luti imemine on kõike muud kui mõistlik tegu ja kui kohtuvad lollus ja loll, siis saab sellest sõltuvus, mis tegelikult toodi siia Euroopasse ja Ameerikast. Ja ka kuulsas Fausti raamatus ütles Mephistophel, et need, kes seda imelist raukest korra on tõmmanud, need jäävadki seda imema. Seepärast oli tubaka Euroopasse toomine ilusti ette kavatsetud ja Venemaal, tsaari Venemaal suitsu ei tehtud, selle eest karistati inimesi. Peeter Esimese vanaisa aeg oli Venemaa suitsuvaba, siis olid üksikud patustajad, kes said väga ränga karistuse. Kui Peeter Esimene vahetusse pandi, toodi Hollandist võlts Peeter Esimene, kes polnud slaavlane, siis tema tõi Venemaale tubaka, alkoholi, kartuli ja teravilja. 4 halba asja, jah, kartuli ja teravilja ka. Ja need ka halvad. Kui ma räägin praegu kartulist ja teraviljast, ma räägin tubakast ja nendest narkomaanidest, kes tõmbavad suitsu. Nimelt siis on selle lollusega, kus kohtuvad loll ja lollus, ka kaasnevad lõhnad ja need pole mitte lõhnad, vaid need on haisud. Paljud räägivad, et tubakal on väga meeldiv lõhn ja inimesed sageli tahavadki just seda peent tubaka lõhna kogeda, tunda, nusutada, kuid see on jah, siis kui sinna tubakasse on juurde pandud erinevaid lõhnaaineid, on kallis tubakas, kui tõmmata paberossi või priimat või mingit mürkides segatud, läbi imbunud tubakat on hoopis teine asi. Ja tegelikult ega
tubakas ei ole inimese suus haisev asi. Kui võtta üks koni ja panna see toas likku vette, siis mingi aja pärast, päeva-kahe pärast hakkab see koni räigelt haisema. Ta hakkab kopitama. Ja nüüd kujutage ette, et see kopitav koni haiseb inimese sees, sest inimese sisemus on kõik sellest tubakast läbi imbunud. Ja peale selle inimese sees on põletikud, kõik kõduneb, mädaneb, tubakas kõduneb, inimese seest mädaneb ja see mäda, kõdu ja kopitushais läbi segi selline räige leha segasema suvila tuleb välja siis inimese suust. Ja kui suitsetajad arvavad, et inimesed neid taluvad, et neile meeldib selle suitsu aroom, siis tegelikult ütlen ausalt, et paljud, kes selle mürgise piibuimeja kõrval oma nina kinni ei hoia, tema hingeõhku tundes eemale ei lähe, on lihtsalt viisakad. Nad ei näita välja seda, et neil on väga räigelt vastik olla selle inimese kõrval. Ja kui inimene, kes lehkab kopituse mäda kõdu järgi just suust tulevate sõnade taustal, siis on väga raske minna tegema mingeid kokkuleppeid, lepitusi, kui teine vastaspool peab tundma vastikust ja ei suuda keskenduda eemale, vaid peab kogu aeg tõrjuma seda vastikut rõvedat haisu. See hais ei ole mitte lihtsalt rõve, see on üldrõve, sest kõik teavad, kuidas õhtnab solgitoru, enamgi veel kanalisatsioon, sellepärast, et kus on olemas soojus ja niiskus, nagu kanalisatsioonis, seal on ka rõvebakterite vohamine ja sellega kaasneb alati rõvehais ja inimese kehas on ka olemas niiskus ja soojus, seega kõik see tubakasuits hakkab sees kõdunema, mädanema ja räigelt haisema. Et mõelge, kas kõverapeeglis seistes teie haisud on ikka nii väga vägevad, nii macholikud, nagu te endid paberussid suus, mürgiselt ostavad lutid suus seistes tunnete. Muidugi kollaseks kõrbenud näpud ja koltunud hambad, mis tegelikult on lagunemas sellest mürgi ollusest, suitsust, on ühe lutiimeja, mürgise põleva lutiimeja kaasavaranna alati kaasas, sellepärast et parimad patsiendid hambaarstidele on just suitsetajad, sellepärast et nende hambad lagunevad alati rohkem, keha hapendub ja haplisest kehast lahkub kaltsium. Seega on väga tänuväärne tegevus tõmmata suitsu, kulutada raha siis selle tossava luti ostmise peale, seda imeda ja pärast maksta raha veel pidevalt aina uute ja uute hammaste puurimisele, plommimisele, igavesele ravile ja kui enam midagi ravida pole, kui kõik hambad on läbi ravitud, läbi puuritud ja lahti pudanenud, siis saab panna omale ju proteesid, neid saab ometi tellida hambaarstid, hambatehnikud saavad jälle tööd ja nendega lihtsam, neid ei lähe katki, aga neid tuleb iga õhtu suust välja võtta, panna soodalahusesse, sest pisikud ju paljunevad. Aga immuunsus selle mürgise lutiimejatel on väga madal. Seega alati, enne kui panete põlema järjekordse lutikese, mõelge, mis saab mõned aastate pärast teie tervisest, teie hammastest ja üldsegi, kas tulla siis tossama mürgist lutti imema siia loodusesse ja hingama siis seejuures värsket õhku, mürgise suitsupilvega segatud värsket õhku või saab seda tossu tõmmata sisse oma korteris ja küpsetada ära kõik korteris olevad esemed niimoodi, et nad jäävadki haisema. Mingi tuulutamine, mingid lõhnaõlid ega aroomide piustamine korterisse enam ei mõju. Seepärast inimesed, kes teevad suitsu, on alati eemalt äratuntavad ja kui nemad ise oma räiget lehka oma suust
tulevad kopitanud mädakõdu haisu ei tunneta, siis on inimesi, kes ei tõmba suitsu. Nende haistmismeel on palju-palju teravam ja nemad tunnevad neid lõhnu eemalt, käigu pealt. Ja nemad teile külla kopitanud, läppanud suitsuhaise korterisse tulla ei taha. Seega suitsetajatel on vedanud, nemad lõhnu ei tunne ja kuidas üks suitsetaja tegelikult välja näeb, sest selle võib oletada siis, kui inimene 3 nädalat ei pese ennast ja läheb siis lihtsalt välja rahva sekka. Muidugi, kui ta lõhna ei tunne, mis tal küljes on, siis midagi hullu ei ole, aga inimeste käitumise järgi, nende eemale hüppamise järgi saab aru, et tegelikult lehk on räige ja siin võib kaasa tunda ainult nendele, kes lehkavad ja ise oma lehka ei tunne, sest närvid on kahjustunud sedavõrd, et haistmismeel on langenud peaaegu nulli. Mehena võime öelda, et üks rõvedamaid asju minule kui mehele on suitsu pahviv naine, kelle suust tuleb, nagu ma juba rääkisin, kopitan mädakõdu haisu ja kelle nahapooridest tuleb seda haisu, kes üleni võib peale panna omale kallis kosmeetikat ja lõhnaõli, kuid oma ebaloomulikkuses, mis on asendunud siis loomulikkusega, lehkata igalt poolt, igast nahapoorist selle läpanud haisu järgi. Kuid rääkides edasi veel, mis maitsega võib olla ühe suitsu pahviva ja alkot kaaniva naise tuppavedelik, kui rääkides seksist, siis sellise naisega suuseksi harrastada ei tahaks ja tehku ta, mis tahab, peskkonnast nii palju kui tahab, aga tema loomulik naise lõhn on asendunud midagi väga räigega ja see ei ole minu jaoks. Ma arvan, et väga paljud mehed, kes on puhtamad kui kõdumäda ja kopituse järgi haisavad naised, arvavad sama. Seistes niimoodi kõvera peegli ees on alati hea vaadata taha peeglist nähtavat pilti. Kas taga äkki keegi ei tossa, see keegi võib olla nende suitsupahvijate oma laps, kes siis võtab eeskuju vanematest ja hakkab ka pahvima. On kindlasti tehtud, et lapsed, kes siis elavad peredes, kus üks vanem või mõlemad vanemad teevad suitsu, on reeglina palju haigemad. Nad on nii maha jäänud elust, et see tegelikult väljendub nende käitumises, nende mõtlemisvõimes, nende loovuses, nende matemaatilise ja lugemisoskuses. Seega ka saab kahjustada nende geneetika, nende füüsilised võimed vähenevad, kasv jääb väiksemaks ja tegelikult kui vanemad räägivad, et nad tuulutavad tuba, et tõmbavad suitsu hoolega lahtise akna peal või trepikojas, tõmbavad kallid suitse või vehivad kätega siis suitsu laiali aknast välja, siis tuulutõmbus puhub alati sissepoole. Sõltumata sellest, kas inimene puhub suitsu välja või mitte. Ja selliste laste immuunsus on nii nõrk, et nad on sageli 3-4 korda rohkem haiged kui need lapsed, kes kasvavad siis endi vanemate poolt mitte nii soojaks köetud ruumides ehk tubakasuitsuga soojaks kütetud, soojaks puhutud ruumides. Lapsed, kes elavad siis suitsupahvijate vanemate korterites, on 3 korda rohkem haiged ja sõltumata sellest, et vanemad neid tubakasuitsuga siis pidevalt soojendavad ja küpsetavad. Mitte kellelgi ei tule vähe viia oma laps õue auto juurde ja panna ta autosummutist sisse hingama vingugaasi, kuid puudes lapsele näkku tubakasuitsu peetakse seda ometigi täiesti tavapäraseks ja ohutuks tegevuseks. Siiski, kui korteris suitsu tehakse, siis selleks, et sellest suitsust lahti saada, peab tuba tuulutama mitmeid ja mitmeid 10 kordi, enne kui kõik kahjulikud ained, mis suitsuga tuppa tulid, sealt lõpuks välja lenduvad. Seega iga suitsupahviv inimene tegelikult teab, et ta kahjustab oma laste geneetikat ja tehti katset loomadega. Kui loomi hoiti nimme ruumides, kus oli tubakasuits, siis need loomad said sedavõrd kahjustada, et nad sünnitasid
viljatuid järglasi ja need järglased olid haiged või jäid loomad ise viljatuks. Ühesõnaga, loomade puhul oli tubakasuitsu mõju näha otseselt ja palju kiiremini kui inimeste puhul. Paljud väidavad, et nad on hakanud tõmbama filtriga sigarette ja need on palju ohutumad kui paberossid. Tegelikult on kindlaks tehtud, et need, kes tõmbavad filtriga suitsu, need tõmbavad seda palju sügavamalt ja tõmbavad palju rohkem suitse, et saada kätte siis sama annus seda tõrva, tahma ja mürki, mis siis saadi kätte ennem. Tegelikult ongi filtriga sigaretis suurem hulk just vingugaasi ja vingugaas on see gaas, mis takistab hapnikul rakkudesse pääsemist ehk tekitab siis joovastust. Tegelikult just see tingib selle, et inimeste väheneb mõtlemisvõime 36% võrra. Inimestel väheneb tööviljakus ligi 40% võrra, tekib väsimus ja see väsimus on siis sellest, et keharakud on lämbumas. Ja kõik mürgist lutti pahvivad vanemad hoolimatult, sest nad tegelikult ei hooli oma lastest. Nad teavad, et see on kahjulik lastel, aga nad näevad, et lapsed köhivad, aevastavad, turtsuvad, vahest on haiged, et nad terveks, aga nad on elavad, seepärast nad ei näe seda, et nad tegelikult hävitavad lapsi, kuna lapsed ei sure ära nende silma all, vaid nad hävitavad neid pikka mööda. Ja tegelikult on just nikkel üks aine veel, mis tuleb tubakasuitsust ja nikkel on siis aine, mis tekitab allergiat. On uuritud Prantsusmaa lapsi ja seal oli 15% lastest oli allergia, mis oli tekkinud siis tubakas, kuna nende vanemad olid kõik selle suitseva luti imejad. Kuid nagu Saitse väidab, on Venemaal suitsupahvijaid palju rohkem ja seal on praegu juba paraku ligi 40% noori, kes tõmbavad suitsu ja muidugi küsimus oli üleval, kus kohast on tulnud selline suur suitsumood, kus kohast noored on saanud sellise lolli sõltuvuse ja nii massiliselt, siis muidugi vastus oli vanemates, sest vanemad on parim eeskuju. Kui vanemad tõmbavad, siis laps võtab eeskuju ja lihtsalt hakkab järgi tõmbama. Arsti juures käinud naine, kes pidevalt köhib, kellel oli kopsudega juba probleeme, oli arstile väitnud, et tema ongi oma lapsele suurimaks eeskujuks, sest alati, kui ta kodus köhima hakkab, ütleme otsa, hakkab läkastama, siis ta selle läkastusoo vahel mainib lapsele, et vaata, ära saa kunagi nii suitsu tegema hakka nagu tema, sest siis ta hakkab samamoodi läkastama. Muidugi näide nagu võiks olla hea, aga pole piisavalt veene selleks, et laps võtaks seda kui tõsist ohtu suitsutamisele, sest tema tegelikult elab, rõõmustab, kuigi vahepeal läkastab. Iseasi on muidugi see, kui emal on juba selline suur kopsupuudulikkus, et ta 2 korda päevas läkastab niimoodi, et silme eest must, et näost sinine on, et peaaegu on lämbumise piiri peal, kus tekib paanikaastus, siis laps saab aru, et ema on juba surmahirmus ja siis võib olla see hirm kandub edasi lapsele, aga seni, kuni seda ei ole, kuni emal ei ole veel vähki, ema ei karju veel meeletutes valudes, kui vähk on ta elu järgest tühjaks imenud ja mürgitab ta keha, siis laps ei saa aru, et tema tulevik võiks olla midagi nii jubedat. Aga mitte kõik ei näe enda vanemaid niimoodi viilnemas, seepärast on iga vanem või vanemad, kes suitsu pahvivad, tegelikult hävitamas sellega mitte ainult endid, vaid oma lapsi, sest ka passiivne suitsutamine on tegelikult väga kahjulik. Ja sageli on võrreldud valikuid, et kui vanemal on valida, kas ta ostab lapsele mõne kingituse ja seetõttu peab loobuma suitsupakist, siis suitsunarkomaanid, just sõltlased narkomaanid, on enamasti eelistanud osta omale suitsupaki, sest see on tähtsam kui lapsele lasta mõni kingitus. Ja kui nad sageli valivad selle vahel, kas
loobuda suitsust, olla 2 nädalat siis tugevas suitsuvahmakas, piinelda või siis nautida elu, aga lasta lastel piinelda eluaeg selle passiivse tubakasuitsu käes, haiguste käes, nõrkuse käes, selle taandarengu käes, mida põhjustab tubakasuits, siis oma lastest jutumärkides hoolivad sõtlased, mürgise piibu lutiimejad valivad alati endi heaolu, sest nad lihtsalt ei suuda sellest loobuda. Ja kui üks lapsevanem ei suuda teha valikut, kas suitsu pahvimise või oma laste heaolu vahel, siis üks saksa psühholoog Leiler tegi juba 20. sajandi alguses sellise avalduse, et kõik inimesed, kes sooritavad meeltesegaduses mingeid tegevusi, mis hävitavad kas neid või teisi nende lähedasi inimesi, on moraalsed skisofreenikud. Ehk nad on saanud kahjustada, nende ajurakud, nende kesknärvisüsteem on kahjustunud ja seetõttu on nad moraalselt alla käinud inimolendid. Tegelikult on suitsetamine planetaarse suurusega probleem, sest üle kogu maailma on suitsu pahvimas väga paljud inimesed. Venemaal on suitsetavate meeste protsent ligi 80 ja kui alguses veel mõned põlved tagasi tõmbasid suitsu mehed, siis nüüd on suits läinud üha enam naiste kätesse, tõmbavad üliõpilased, tõmbavad kooliõpilased ja sageli juba ka päris lapsed. Kui ikka vanemad on kõrval samasugused, ei keela ega ei märka, siis lapsed hakkavad tegema sama. Ja küsimus on, keda siis süüdistada selles, et meie lapsed, meie rahvas, meie noored, kõik me siin, ütleme Eestis, Euroopas, valged inimesed, oleme muutumas üha haigemateks, üha nõdrameelsemateks, üha enam hoolimatuteks ja toimub taandareng. Üha rohkem on viljatuid, üha rohkem sünnib väära arenguga lapsi ja see kõik tegelikult on süüdi mürkides, millest üks osa on ka suits, see ülimürgine tõrv, muud mürkained, nikotiin, mis tuleb sealt suitsust. Ja siin on küsimus, kas me peaksime süüdistama siis neid Ameerika korporatsioone, kes toodavad, turustavad neid mürgiseid lutte, suitsevaid lutte, või ikkagi peaks süüdistama neid, kes meil TV-ekraanidel, ühiskondlikus elus, igal pool neid tõmbama innustavad, eeskuju näitavad näitlejad, lauljad, avaliku elu tegelased, kes mürgised lutid suus tossavad ja teevad rahvast kangelaslikku nägu ja sellega siis avaldavad noortele muljet, et see on midagi head. Või äkki peaks süüdistama 600 000 Ameerika farmerit, kes siis tegelikult Ameerikas tubakat kasvatavad ja seetõttu see siia ka Euroopasse ja meile üle maailma igale poole jõuab. Äkki peaks üldsegi suitsu ostma, aga mitte tõmbama, et nad saaksid kätte oma raha, oma kasumi, aga meie tegelikult, meie lapsed jääksid ellu, et siis oleks kasulik nii nendele, kes tahavad raha kulutada suitsu peale, jättes need tõmbamata ja kasu oleks ka Ameerika farmeritel, kes siis seda tubakat kasvataksid selle jaoks, et siin saaksid inimesed selle peale siis tulutult raha raisata, aga see-eest oma tervist säästa. Pahvis suits noormest läks mööda. Kui siiski peaks süüdistama valitsust, kes siis kohtuvõimu, kes siis ei suuda tagada sellist elukeskkonda, et inimesed ei peaks suurest masendusest või suurest ajupesust suitsu tõmbama. Ja kas tegelikult on süüdi valitsus, kui valitsus on valitud sellesama nõdrameelseks jäänud rahva poolt? Muidugi on siin ka võltsinguid, kuid kui enamus inimesi
kas ei käi valimas, ei vali õigeid inimesi või valib neid samuseid tegelasi, kes selle kõige peale silmad kinni on pannud ja inimeste hävingut südamerahus pealt vaatavad. Ehk need poliitikud, kes praegu on võimul, on tegelikult üks osa süüdlastest, sest nemad ei tee midagi ja teine osa süüdlastest on need samad inimesed, kes nende poliitikute poolt on ära viimastatud, ära zombistatud ja tohmaniteks muudetud. Ehk siis süü on kahepoolne ja tegelik väljapääs on peaaegu olematu. Ehk inimkond, nagu näha, on määratud hukule, suures osas just need, kes sellest sõltuvusest, moraalsest skisofreeniast kuidagimoodi jagu ei suuda saada. Väga paljud arvavad, et suitsu pahvimine on üks raskemini ravitav sõltuvushaigus, et see on nagu võrk, kuhu sisse mähitud inimene hoiab teda kindlas haardes ja kust on väga raske välja pääseda. Ega muidu ei räägita ju, et suitsu mahajätmine on lihtne, et paljud on teinud seda korduvalt, tosinaid kordi. Tegelikult on suitsusõltuvus erinev ja selle astmed on erinevad. Üks anekdoot oli, kus inimene tuli arsti juurde ja ütleb, et doktor, aidake suitsust avaneda ja ta väitis, et ta on teinud juba erinevad teraapiaid ja proovinud mida iganes, siis doktor on talle öelnud, et aga kas te olete püüdnud vahetada välja oma ajud, seljaaju ja peaaju. Ehk sageli ongi lihtsam suitsusõltuvusviis just selline nagu harjumuslik, mis on peas kinni lihtsalt. Inimese ainevahetus ei ole nikotiinist sõltuv, vaid sõltuvad on lihtsalt inimese kombed. Sellist suitsutamist on lihtne ravida siis sellisel viisil, et inimene hakkab saama psühholoogilist nõu, et ta lihtsalt saab tahtejõuga ennast eemal hoida, saab leida omale mingi muu tegevuse, mis ta rõõmustab, midagi, mis asendab siis paberisse näpu vahel hoidmist, imemist ja see määratlus, kuidas määrata inimese sõltuvust, sõltub sellest, kas inimene suudab olla näiteks 3 ööpäeva ilma suitsu pahvimata. Kui suudab, siis tal on sõltuvuse lihtne vorm, millest saab siis kergelt jagu, tegelikult piisab tahtejõust. Kui inimene suudab mürgist lutti pahvimata olla päev kuni 2, on tal segavorm ja kui ta suuda olla isegi 1 ööpäeva, ilma et ta seda lutti omale suhu tossama ei paneks, on ta raske vorm. Ja just selle sega või raske vormi puhul on vaja siis psühhiaatri ja narkoloogi koosabi, ehk siis on olemas arstid, psühhiaatrid, narkoloogid, kes siis oskavad läheneda inimesele nii narkoloogi kes siis oskavad läheneda inimestele nii narkoloogi külje pealt kui ka psühhiaatrilisest poolest. Näiteks psühhiaatriline pool oskab inimest mõjutada niimoodi, et inimene hakkab tundma, et tubakas on talle vastik, talle tekitatakse tundmus, et suitsu imemine ei ole enam hea, vaid see on vastik tegevus ja inimene läbi selle ära petetud tunde saab hakata vabanema siis oma sõltuvusest ja kuna raskema vormi puhul on inimese ainevahetus juba sõltuv nikotiini olemasolust, siis sinna juurde käivad ka erinevad võrdlusravid ja muideks Kaliningradi oblastis Venemaal on olemas üks kliinik, kus ravitakse siis suitsusõltuvust mitte keemilise meditsiini kaasabil, nagu teevad narkoloogid, vaid looduslikku. Nad saavad ülivõimsaid antioksidante ja need antioksidandid on siis nagu vastu mürk tubakasuitsust tekkivatele vabadele radikaalidele ja inimene, kes on sisse saanud hästi suure annuse antioksidante, ei suuda enam tõmmata sisse suitsu, mis on täis vabu radikaale. Ehk selle toote nimi on Hash-500, mis tegelikult annab veele siis -500 millivollise laengu. See on ülivõimas antioksidant ja sellega ravitakse siis neid tugevaid ja lihtsamaid sõltuvusvorme Venemaal.
tegelikult on asi ravitav, on käsile võetav ja ka doktor Zaitsev ütleb, et ei ole olemas ühtegi suitsetamisvormi, mis ei alluks ravile, lihtsalt on vaja oskuslikku lähenemist ja selle suitsetaja oma soovi sellest halvast hävitavast sõltuvusest vabaks saada. No nii, see oli siis teema, mida käsitles Zaitsev väga karmilt ja tegelikult ka väga jõuliselt, sest vaid niimoodi inimestele tegelikkust teadvustades saab esile kutsuda selle, et inimene hakkab mõtlema, hakkab oma teadusega kustutama neid seadistusi, mis alateadvusse on nagu rämpspostina sisse tulnud. Ja just siis, kui inimene tahab tegelikult lahti saada oma sõltuvusest, on õige aeg hakata tegelema endaga. Ja nüüd kogu see teooria, kuidas tegelikult käib enese meelekindluse tõstmine, enese halbade harjumuste peast kustutamine 3-4 nädala jooksul. Kohtuma kord nädalas ja kustutama siis peast ära neid seadistusi, just mitte programme, aga maakeeli, eesti keeli seadistusi, mis siis on haaranud inimeste alateadvuse ja hoiavad teda siis selles vastikus ahelas, selles suitsuahelas, mis tegelikult on ära moonutanud inimeste elupeegli ja muutnud nad täielikeks juhitavateks olenditeks. Nii et kirjutage ja võtke ühendust, alustame siis ühe halva harjumuse väljajuurimisega ja kuidas seda tehakse, seda siis räägin kõikidele nendele, kes tahavad vabaks saada suitsust ja hakkavad seda koos tegema. Mina küll suitsu tee, kuid hakkavad seda tegema koos minu rühmas. Nii et ma tean, et on inimesi, kes seda vajavad, on inimesi, kes vajavad tuge ja seda tuge me üksteisele just pakkuma hakkamegi. Nii et kohtume siis sündmusel ja vaadake all olevat Facebooki rühma, seal siis annan selgema ülevaate sellest, millal meie sündmus algab ja kuidas me hakkame vabanema siis suitsetamisest. Kohtume!